Tere! Ma soovin sinuga täna jagada meie projekti, et me oleme välja arendamas 17 hektarit maad ja tegemas Kääbikute küla põhimõtteliselt. Algne idee oli teha 40 krundile ökomajad, hunt on puitkiud villast ja muudest tervislikest materjalidest, põhimõtteliselt puumajad ja kogu selle planeerimise ja arvutamistega saime aru, et võib-olla on lihtsam alustada ideest, kui me loome keldrid, eks ju. Alguses mõtlesime, et teeks lihtsalt keldri, kuhu inimene saab oma asju panna, aga siis vaatasime, et aga Soomes müüakse kaminaga keldreid. Okei, päris äge, et siis paneks kaminaga keldrid. Ja siis läksime uurima, sinna firmasse sõitsime kohale ja et kas saaks neilt tellida 40 keldrit. Ja tegelikult nad tahavad oma firmat maha müüa, ütlesid, et oska ära. Siis mõtlesime, jaa, okei, ostame. Siis hakkasime otsima investoreid ja seadme üles ideed, et teha keldritehas. Ja nüüd mitu inimest ütleb, et Eestis on see üks tootja Revonia. Ma tean, et on. Ma tean, et me saame 30% odavamalt toota keldreid kui nemad. Ja seal on veel mitu nüanssi, mida ma praegu ei avalda, sest see pole eetiline. Aga igatahes keldrid, okei. Hakkasime tegema seda plaani, et teeme siis hoopis 60 ruudused keldrid sinna külale. Et siin on joonis ka, et kui teda vaadata, et siis siit inimene tuleb sisse, siin on tuulekapiga eeskoda, pluss ta on veel kiirituse kindel, ehk siis kelder, mis sobib ka kõikidele sõjahulludele või sellistest ideedest hirmul olevatele inimestele, et ta on nagu pommivariant, kiirituse kindel. Ja samas ta on ka elumaja, 60 ruutu, et tuulekoda, siis siin on suur elutuba, siis seal on kamin keskel, selline ilus valget värvi leivaahjuga. Ja siis on üks magamistuba, teine magamistuba, seda saab kasutada ka pimeda toana, et siin osad inimesed teevad pimetoa rituaali äri, ehk siis topivad inimest nädalaks, 6, 5, 8 nädalaks pimedasse tuppa, küsivad sellest 4-5 sotti. Et kui sul on nagu 40 sellist keldrit ja igaüks saab seal külas teha pimeda toa äri, et paneb kellegi nädalaks ajaks sinna pimedasse tuppa elama, eks ju. Et siin on köök, tükk, ja siin taga on kelder ja külmkappi ei ole. Et see kelder, et saad aru, et keldri sees on kelder. See on nagu kõige geniaalsem asi üldse. Sellepärast, et tänapäeva inimesed ei taha endale keldreid, aga nad tahavad endale kääbikumaju. Et kelder töötab ka külmkapi asemel, sellepärast seal on piisavalt külm, et saaks oma asju säilitada. Geniaalne mõte, eks ju. Kuskil tuleb ka sügav külm panna. Aga siis siin on WC, duširuum, saun, selline ülimalt tore minimaja, kus pere saab isegi elada kogu ehitamise aja, kui nad ehitavad omale ilusalt seda puitkiud piljaga soojustatud maja või otsustavad hoopis midagi muud, näiteks tampsavimaja või kanepimaja. Et eile uurisin, et Lätis on 3 kanepimajade valmistajat, et Eestisse nad on ka ehitanud nüüd. Et see on minu järgmine siht ja siin on ilus selline majakese pildike, vaatad lähemalt ka, et ongi Kääbikumaja, tuled siia künka sisse elama ja siis hakkad oma neid perenimesid ka muutma, et näiteks ma olen Virdanen, aga siis varsti ma olen hoopis Künkaalune, hakkan elama sellises. Tegelikult meil on siin oma see maa ja plaanime, et paneks endale ka selle ja teeks Airbnb, paneks sinna, need on ilusad, et panekski mingi 250 € öö või 3 sotti öö. Ja siis tulevadki võõramaalased ja eestlased ja maksavad 3 sotti öö, ehk siis ütleme, et 10, arvutame keskmise tootluse, et 10 ööd kuus aasta peale keskmiselt, et suvel on suht täis, jaanuaris on vähem, eks ju. Ütleme, et 10 ööd aasta peale müüdud välja, 3 sotti 1 öö, maksad veel mingid maksud ära ja ütleme 250, siis see teeb
10 korda 250, 2500 korda 12, 30 000. Oli õige nüüd või? 25 000 pluss ja siis on 2500 korda 2, 30 000, jah. 30 000 eurot tulusid aastas. Ja sa saad selle keldri meie käest 30 000 euroga. 1 aastaga majutad inimesi, saad selle raha tagasi. Noh, tegelikult ma ei tea, kas see on 30 000, et seal võib tulla veel varjatud kulusid ja soojustamiskulud ja kõik see, et me täpselt kalkulatsiooni ei ole veel teinud. Aga igatahes selline projekt on meil vaikselt käima minemas ja see on ülimalt äge, et sul on see küla ja see on täis selliseid keldermaju, 40 tükki, inimesed elavad seal ja siis nad ehitavad oma pärismajad ka 120 ruudused, see puitkarkassmajad. Et see on mõnes mõttes ongi kääbikla, et inimesed elavad sellises lahedas sümbioosis ja siis siia saab alati panna siis pärast oma vanavanemad elama ja tihti on ju vaja oma vanemate eest hoolitseda, kui nad vanaks on jäänud. Sul on oma maja ja siis tood nad sinna keldrisse, siis elategi õnnelikult igavesti edasi ja lahe oleks, kui sinna külasse õnnestub ka luua nii-öelda puuviljasalud, toidusalud, peenramaad, kasvuhooned, niimoodi, et inimesed saaksidki vähemalt mingi osa enda toidust oma külast kasvatada, teeme kogukonnamaja, siis teeme veel mingi korterit pensionäride jaoks või noorte jaoks, mõlemad sobivad. Ja vaatame, kuidas meil õnnestub külale kool luua, et kas see õnnestub või mitte. Et mina kõike ei saa nagu nii-öelda vastutada või soovida, sellepärast et mina olen see visionäär, kes paneb selle idee, aga see on sinu teha, mida sina selle ideega teed, eks ju. Ehk siis, kui see küla juba huvitab sind, et ma teen juba väikest eelmüüki, et siis telli. Või selline kelder, et võta muga ühendust, et paneme sul selle keldri maasse tööle. Me vaikselt oleme sinna sõudmas ja jõudmas, kui kõik läheb plaani päraselt. Et siin on ka selline nii-öelda kosmiline jõud minuga tegemas tööd, et mina saan palvetada ja mina saan nüüd lahti lasta, et need viljad või need seemned on külvatud mulda ja et kas need taimed lähevad kasvama, et kas me väetasime seda õigesti, hästi, kas tuleb ikka sooduskevad ja nii edasi. Et loodame, et see kõik õnnestub. Nii, mis ma sellest veel tahtsin rääkida. Et see küla võiks ka toimida nii-öelda ühistöö põhjal või koostöö põhjal, et me siin oma maale mõtleme, et teeks sellise väikese majakese ja paneks sinna inimese elama, ta võib olla hooajaline, ta võib olla iga-aastane, see aednik, kellega koos teha siis maheviljade, salatite, asjade kasvatus. Et tema kasvatab, saab siin tasuta elada, me aitame tal luua firma, mis müüb neid salateid ja muid taimi, aitame teda mingil määral nende müümisel ja meie küsime vastu seda, et ta iga nädal teeks meile toidukasti. Et selle jaoks on meil vaja talle ka kasvuhooned ehitada ja kõik sellised asjad. Ja siis selle firma tulud kasumi jagame 50-50 pooleks. Et selline nagu idee käib mul ka sees. Aga see nõuab ka teatud investeeringut taristusse, et saaks luua sellise asja siia meil omale õue toimima. Aga ma sooviks, et selline asi ka seal külas toimiks, et näiteks külas oleks 3-4 inimest, võib-olla 2-3, kes tegelevad selle küla aia pidamisega ja kasvatavad igale küla elanikule siis iganädalase köögivilja kasti ukse taha. Ja siis küla maksab neile, ongi täis, elad oma külas ja saad sellest palka veel, et sul on oma kodu ja kasvatad, lihtsalt tegeled aia pidamisega, nagu täielik luksus ju, et mida veel soovida. Et mõni inimene armastab küll kõige aia pidamist ja see ongi talle kõik, mida ta vajab. Teine inimene jälle armastab, näiteks mina armastan majasid, majade loomist, et mulle nii meeldivad, et ma tahaks igasugused maju teha, et selle kogu protsessi tulemusel mul on tekkinud pähe juba mõtted, et tahaks teha kanepimajade küla, siis tahaks teha kuppelmajade küla, siis tahaks teha nende vahvvärgist puitkarkassmajadega küla, mille külamajaks oleks see nii-öelda pikk maja, viikingi maja, longhouse, eks ju, et oleks nagu selline viikingi moodi sellised kogunemised, et selliseid eristruktuure saab teha ja kõikidel küladel oleks need nii-öelda maalähedased
printsiibid, et meie hakkame maad haldama, mitte meie, et teie eest, vaid et inimesed hakkavad nagu kogukonnana oma maad haldama, nad tulevad rohkem maasse ja samal ajal kasutavad ka uusi tehnoloogilisi lahendusi, uusi materjale, et tegelikult ka kasu lõigata sellest tänapäeva innovatsioonist ja tehnoloogiast, et me oleme täidetud, et millestki ilma ei jää, vaid elamegi oma sellist tehnoloogilist suurt võimekust. Nagu mul on siin iPhone ja teen sellega igast asju, teen oma tööd iPhone'iga, ja samal ajal elan maal. No igaüks saab seda teha, kui ta õigesti oma elu seab ja mõni tahabki rohkem maalähedast asja teha, mõni on ehitaja, mõnele meeldib ehitada, ta on nii hea selles, mõnele meeldib asju kasvatada, et igalühel on meil oma need eesmärgid, soovid ja läbi õigete eesmärkide ja asjade me saame ka kategoriseerida oma tegevused, et elu toodaks. Et mul on siin all lingil ka see vihik, et kuidas tunda raha, et õpid omale eesmärke seadma ja saad samamoodi aru, et mis sulle meeldib, mis on sinu tugevused ja äkki hakkavad ka sul sellised projektid, millest sa unistanud, oled aastaid unistanud, kuid pole kunagi neid ära sõnastanud, toimima. Et selline lugu. Ja mul on hea meel, et sa täna vaatasid, kuulasid ja siin on veel väga palju lahedaid asju, mida uurida ja avastada. Ma tahaks veel kristallkasvuhoone ehitada ükskord. Et see oleks nagu ülimalt äge ja pane jälgi nuppu ka, et siis mul on kohe 500 jälget täis, siis see tähendab mulle ühte väga head asja. Aga jah, kasvuhoone, kuhu paneks, mul tuli 2 mõtet sellega, et paneks need nii-öelda puuviljapuud ühte kasvuhoonesse kasvama, et saaks sealt kasvuhoonest 2 korda aastas puuvilju, et tean selliseid tehnoloogiaid. Ja siis teine oleks, kuhu paneks, mis teeks hästi kõrge ja siis paneks neid Liibanoni seedreid kasvama, mis seal piiblis on. Ja siis seade, mis see teeb nii hea siseõhu, et nagu oleks kose ääres või isegi parem. Ja siis teeks koha, kus inimesel on nagu noorememiskeskus, kus ta lihtsalt nooreneb läbi selle hingamise ja seal viibimise. Et vot sellised plaanid veel. Aga see kõik tuleb peale seda, et kui see projekt on ära tehtud või käima läinud, et siis tuleb jälle see nii-öelda sissetulek raha investeerida uute sama ägedate ja lahedate projektide loomiseks. Ja nad lähevad aina ägedamaks, et mida rohkem nagu unistada ja teha neid asju, eks ju. Vot, pane jälgi nuppu ja näeme varsti.